ja köögis on täna täiesti uued peategelased, amarant ja kamut. Ma pean kihla, et väga paljud ei ole mitte midagi nendest kuulnud. Tere hommikust, Agnes. Sinu jaoks on nad vanad tuttavad? No päris vanad ja ma olen ise keetnud küll amarandiputtu ja mulle päris maitseb. Nii, no sinna tegelikult on. See on nüüd amarant. See on amarant. Sellel on ka eestikeelne nimetus. Amarandi ja teine nimi on rebashein. Just, ja need on selle taime seemned, väga pisikesed, sellised ümmargused, ilusad. Ja see on kamut ehk teise nimega on ta turaani nisu, mis tähendabki siis, et ta on üks nisu hübriid või nisu sort või nisu sugulane, et ta on nagu tavalisest nisuterast natukene suurem ja selline tume ja tavalisest nisust siis ka toitaine rohkem ja annab palju rohkem kasulikke aineid. Aha, kas seda sama võib selle amarandi kohta ka rääkida, et kui ma esitaksin sulle küsimuse, miks me peaksime nendest kahest amarandist ja kamutist putru keetma, siis lause teine pool. Jah, et amaranti hinnataksegi hästi palju tema toitaine rohkuse poolest just. Ja teine asi, mille pärast teda hinnatakse, on see, et ta on gluteenivaba, et inimesed, kes ei saa süüa teravilja, siis nendele ta sobib väga hästi. Kamutiga on see, et osad teravilja talumatusega inimesed saavad teda süüa, aga mitte päris tsöliaakia haiged. Et ta on nagu nii ja naa, aga amarant on nagu kindlasti, seda võivad kõik süüa, kellel on gluteeni talumatus. Ja amarandist kavatsed sa täna hommikul putru keeta? Amarandist ma täna teen putru, aga siin on näha ka veel, mida amarandist veel saab teha, teda saab õhkida. Ehk et nagu me teeme maisist popcorni, siis amarandist saab teha pop-amaranti. Ja näed, siin sa saad proovida. Oluliselt suuremaks ta muidugi ei ole näinud. Ta ei lähe väga palju suuremaks, sest ta on ise nii pisike, aga sa saad siin proovida. Siin on ta jogurti peal nüüd see õhitud amarant, et ta annab sellise huvitava krõmpsuva lisandi nagu jogurtile, et eks sa saad ise kohe öelda, kuidas sulle maitseb. Tead, mis tunne mul on? Natuke nagu oleks kamajahu pandud. Selline mulje. Et sellise huvitava lisandi saab ja see käib siis niimoodi, et hästi kuuma vanni peale, ilma rasvaineta, supilusika täis seda amaranti ja siis ta hakkab kohe õhkima. Muidugi kaane tasub panna peale pannile. Sest muidu ta lendab mööda tuba laiali. Aga siis saab sellise huvitava lisandi. Ja teine variant on puder. Ja siis seda amaranti ja nii mõlemad, nii amaranti kui kamutit on ka jahuna saadaval ja helvestena ja kamutit on ka mannana. Et siis jahu saab näiteks kasutada küpsetistes, pannkooki kas või teha. Aga pudru tegemine põhimõtteliselt on täitsa sarnane nii-öelda tavalise pudru, et kui me teeme kaerahelbeputru, mida me oleme harjunud hommikuti sööma, siis võib selle kaerahelbe asendada amarandiga ja toimetamine on sama või? Ta on tegelikult hästi lihtne on seda putru keeta. Lihtsalt on erinevus natuke see, et ta keeb natuke kauem, et kuskil 25 minutit. See on hommikul juba väga pikka aeg, see 25 minutit. Nagu nädalavahetuse hommikupuder. Aga ta on ikkagi hommikupuder? Ta on ikkagi hommikupuder, et kasutatakse küll ka soolastes toitudes, näiteks suppi sees võib amaranti kasutada, et ta teeb suppi natukene tihedamaks või tihkemaks. Ja võib ka soolaseid hautisi teha, miks mitte, aga kõige parem on ta ikkagi nagu hommikupudru sees. No sa võid hakata seda hommikupudru valmistama, sest siis me saame kööki tagasi tulla ja näidata, kuidas see kõik välja kukub. Sul on igasuguseid toredaid lisaasju ka veel sinna, aga kõigepealt panedki sa selle amarandi lihtsalt kõige lihtsam on jah, amarandiputru teha lihtsalt keeta veega ja pärast süüa moosiga. Et ütleme, et kui ei viitsi midagi rohkem vaeva näha. Aga vee asemel võib kasutada piima ja ka igasuguseid taimepiimasid, kookospiima, mandlipiima, igasuguseid erinevaid piimasid ja siis igasuguseid erinevaid lisandeid. Näiteks mul on siin kaasas kuivatatud jõhvikad, võib panna kuivatatud marju, puuvilju, pähkleid, seemneid, vürtse, magustajaks mett, suhkrut. No mida veel tahta? On palju, mis ise aga fantaasia lubab. Uha kõik sisse, Agnes, ma arvan, tuleb väga hea ja maitsev hommikupuder. No täna hommikul on sündinud täiesti uus vanasõna, tigedal pliidil head putru ei keeda. On Agnes nõndamoodi, sa liigutad seda lusikat siin pudrupotis juba hea 3 tundi või? Ja ma vist enne ei rääkinud, et selle pudruga on niimoodi, et ta tuleb kõigepealt lasta keema ja siis keerata tuli hästi madalaks ja hästi madalal kuumusel lasta siis haududa vaikselt kuskil 25 minutit. Aga teie pliit on siin nii tige, et vedelik keeb hästi kiiresti nagu ära ja puder ei ole ikka veel valmis. Aha, ja siis sa paned kogu aeg seda vedeliku juurde. Siis ma olen pannud vedeliku muudkui juurde, aga ma ikkagi veel ei anna proovida seda. Ta on veel natukene kõva, et võib küll imestada, et ise nii väike seeme, aga nii visa ei lähe pehmeks. Väga visa tõesti, sest väga pisike näeb ta välja küll. See on nüüd see amarant, mis seal sees on, milles sa putru keedad, eks? Mis sa sinna veel panid lisandiks? Millega sa keedad teda? Sa ei pannud ju vett lihtsalt, et seda ma panin piima, täiesti tavalist piima.
siis ma panin natukene kuivatatud jõhvikaid, panin natuke pähklit hakitud, siis ma panin natuke kaneeli, natuke kardemoni ja magustamiseks ma panin agaavisiirupit, aga ei pea üldse nii keerulist asja panema, võib panna lihtsalt mett või suhkrut natukene. Et siis ta tuleb selline magus. Ja pärast mõtlesin peale panna banaani ja mul on siin chia-seemned, mis jälle ei pea olema nii keerulised, võib panna mooniseemneid või midagi palju lihtsamat. Kuule, kui me nende seemnete peale oleme läinud, siis täna on veel üks asi meil siin köögis. Selle nimi on nüüd kamut, eks ole, nii nagu sa ennem ütlesid. Mis sellega teha saab? Sellised suured terad oleks nagu kuskilt viljahoidlas, vaataks neid, oleks kotiga kokku korjanud. Jah, no kamutiputru me ei teinud täna hommikul sellepärast, et see keeb hoopis tund aega, nii et siis me ei oleks seda veel üldse valmis saanud. Selle tigeda pliidiga. Ja, aga kamutist saab teha, kuna ta vajab sellist umbes tunniajalist hautamist, et siis temast saabki teha nagu selliseid soolaseid hautisi. Kas võib panna ka ahju niimoodi rahulikult hauduma või pigem sa ikka ütled, et pliidi peal ja siis tuleb kogu aeg ju liigutada ja valvata teda, tund on päris pikk aeg? Ei, teda ei pea kogu aeg niimoodi valvama ja segama ja liigutama, et võib panna küll ahju piisava vedelikuga, et siis ta seal nagu küpseb oma tunni seal läheb võib-olla veel siis natuke rohkem kui tund. Jah, oleneb kuumusest, et ahjus veel rohkem, et aga temast saab jah selliseid soolaseid hautisi, et kui amarant sobib nagu magusaks pudruks kõige paremini, et siis temast saab nagu soolaseid. Kasugused sellised seemned ja huvitavad asjad on vist päris hästi ennast eestlaste hinge juba söönud. Me oleme siin sellisest asjast nagu kinoaseemned rääkinud, mis on hanemalts eesti keeles, eks amarandil on ju ka rebasein, võib eesti keeles seda rahulikult öelda. Et näed sa, kui palju selliseid põnevaid asju, mida maailmas või millest maailmas ikkagi toitu valmistatakse, selliseid taimed ja seemnekesi siia tuleb kogu aeg? No eks neid on nüüd hiljuti hakanud siia rohkem jõudma, et ega quinoa ja amarantki on tegelikult maailmas ka alles hiljuti uuesti taasavastatud, et nad on väidetavalt kunagi olnud väga populaarsed inkadel ja azteekidel igapäevased leivaviljad, et nüüd nad on alles hakanud, nüüd hakkab meil vedelik ära kaduma. Et nüüd nad on hakanud jah alles tagasi tulema, et aga quinoa, kui sa mainisid, siis quinoast, kui amarandist saab head hommikuputru, siis quinoast saab väga head salatid näiteks teha. Näiteks minu enda lemmiksalat tihti ma teen, panen igasuguseid köögivilju ja panen tuunikala ja siis keedetud quinoa ja on selline hea salat. Kas sulle tundub, et äkki see kaerahelves ühel hetkel jääb kuidagi väga tahaplaanile, mida me oleme siin harjunud hommikuti pudru sisse pistma ikkagi? No ma ei tea, ma ei usu seda, et kui siin Roometki enne ütles, et tema tooks ikka esile Eesti rukkileiva, siis ma usun, et eestlastel on nii tugevad traditsioonid ja austus oma igasuguste viljade vastu, et ma ei usu, et need kuhugi ära kaovad. Et võib-olla küll nende kõrvale tuleb igasuguseid muid asju, mida loomulikult tasub proovida. Mis teeb ju asja põnevaks? Jah, et ma usun, et meie oma asjad ikka nagu päris ära ei kao. Aga küll selle amarandi ja quinoa kõrval, kui me räägime oma asjadest, siis üldse mitte nii keeruline ja mitte nii kauge on toortatar, mis kasvab täiesti meil Eestis. Ja mis see toor tähendab? See tähendab siis seda, et kui me tavaliselt poest ostame tatart, ta on selline pruun, mis tähendab, et ta on nagu kuumtöödeldud, siis toortatar, võt, ma keeran selle pliidi kinni. No keera see tige pliit kinni. Tige pliit kinni, jah. Et kui tavaline tatar on kuumtöödeldud, siis toortatar näeb välja roheline. Rohelised tatraterad, samasugused nagu pruun. Jah, heleroheline, ta ei ole pruun, mis tähendab siis, et ta on kooritud ja kuumtöötlemata ja siis tänu sellele ta sisaldab ka rohkem igasuguseid toitaineid, mida siis kuumutamisega ei ole nagu hävitatud. Et see on täiesti Eestis kasvab, et tasub proovida. Agnes, suur aitäh! Amarandi puder on nüüd valmis. Kohe varsti saab proovida ka. Aga on nüüd nii kuum, et... No ootame natukene kannatust. Udisimu tuleb talitseda.